Alustame SK-Reporteri 56. saatega. Esmalt on teie ees jaanuarikuu uudised. This feeling's just begun. Saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should've run, but I'm frozen in motion and my head tells me to stop. 13. jaanuaril korraldas 3. B-klass näituse Mina ja minu lemmik. Lugemisprojekti Meie väike raamatukogu raames lugesid nad läbi raamatu Luukere Juhani juhtumised. 16. jaanuaril said 6. kuni 12. klasside õpilased kuulata psühholoogi Kene Verniku loengut Hea une ABC. Noored said häid tippe, kuidas oma päeva paremini planeerida, et saaks end hästi välja puhata. –19. jaanuaril käisid näitering ja showtantsutrupp esinemas Sindi talisuprajate perepäeval, mis toimus esmakordselt. Noori kutsus esinema talisuprusühing MTÜ Energilised. Näitering esines etendusega Ära kaota lootust ja tantsijad tantsuga Let it grow. –22. jaanuaril toimus meie koolis inglise keele õhtu. Kutsutud olid kõik õpilased ja lapsevanemad. 4. A ja 4. B-klassi õpilased esitasid luuletused inglise keeles. 4. A-klass mängis käsikelladega toreda jõululaulu ja 4. B-klass tantsis lustaka jõulutantsu. Inglise keele näiteringi õpilased esitasid näidendi Printsess ja võlur. Helitehnikuks oli 12. A-klassi õpilane Mark Retškalov. 24. veebruaril asutasid 5 Sindi gümnaasiumi õpilast organisatsiooni Liputoimkond. Liputoimkond on õpilasorganisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on esindada, valvata ja kaitsta Sindi gümnaasiumi lippu ja vajadusel riigilippu. Liputoimkonna eesmärk on isiklikku eeskuju näidates tutvustada lugupidavat suhtumist Eesti Vabariigi ja oma kooli sümboolika vastu. Neljapäeval, 24. jaanuaril osalesid meie kooli 3 õpilast Rasmus Milbäck, Grete Tammsalu ja Andri Aro häädemeestest reaalainete päeval. Meie õpilaste meeskond saavutas arvuti kokkupanemise töötoas parima meeskonna tiitli ning Andri Aro oli 8. klasside arvestuses parim sudoku lahendaja. 30. jaanuaril Eesti kirjanduse päeval toimus esimest korda SK Õpside raamatuklubi. Eesti raamatule pühendatud aasta raames oli asjakohane, et räägiti Eesti kirjandusest ja kirjanikest. Joodi teed, tutvustati kaasa võetud raamatuid ja nii mõnedki huvitavad, mitte tööalased jututeemad said läbi arutatud. Nüüd meenutame, mis toimus veebruarikuus. Tere! Teie ees on ilmaennustus. Nagu näha, siis ilm on ilus. Kevadine, õues on 9 kraadi. Ja nüüd saab teha trenni. Saad sõita rattaga, pumptrackil ja kõike muud. Viimane trimester on käes. Ma loodan, et te kõik peate vastu, eriti teie lõpetajad.
püsige tugevad, olge terved. Eesti Lipuseltsi Sindi osakonna ja Sindi gümnaasiumi koostöös toimus 3. veebruaril Tartu rahu aastapäeva mälestuseks pühendatud sündmus koolimaja aulas. Esinesid Eneli Arusaare näitelingi lapsed koos Kätlin Partsi tantsulastega, koolikoorid Jelena Kušinova juhendamisel ning solistidena astusid üles Ebetrin Reinsalu ja Kaari Kasemaa. Pilistlase Marko Nuudi idee järgi toimus maailmakohvik, mille raames tutvustas Lipuselts noortele Tartu rahu delegatsiooni liikmeid. Veebruaril toimus Pärnu Keskraamatukogus võistluv lugemine, kus esindasid meie kooli 3. A-klassi õpilased Kristel ja Mirel Tiitus, Lilian Niidumaa, Mariette Grimses, Keter Viidepaul, Alicia Isabella Sidron ja Brennet Ojamets. Alicia Isabella Sidron saavutas oma vanuserühmas 3. koha ning Brennet Ojamets tunnustati eripreemiaga mõttejulguse ja sõnaselguse eest. Neid juhendas õpetaja Eneli Arusaar. Meie taga mängib praegu FC Sindi ja ma toon teieni jalgpalliuudised. 1. veebruaril toimus 1. kuni 3. klasside Pärnumaa jalgpalli meistrivõistlus. Meie kooli õpilased saavutasid 2. koha! Eesti Vabariigi president Alar Karis kutsus õpilasi kirjutama teemal, kas lugeda või mitte. Meie kooli 3. A-klass võttis kutse vastu. 2. A ja 2. B klassi õpilased uurisid jaanuarikuus erinevaid ameteid. Esimesel nädalal uuriti Sindi seltsimajas töötavate inimeste tegemisi. Kõige enam pakkus põnevust helitehniku töö ja koristaja põrandapesur. 2. nädalal käisid mõlemad klassid Pärnu haigla sünnitusosakonnas vaatamas, kuidas lapsed siia ilma saabuvad. Lisaks tutvuti Apollo kinos ja Pagari töökojas Leivakas tehtavate töödega. 13. veebruaril toimus väikeklasside sõbrapäevalaat. Õpilased ja õpetajad olid usinalt valmistanud müügiks erinevaid suupisteid ja maiustusi. Lisaks kauplemisele sai osaleda meisterdamise töötoas, kus iga soovija sai valmistada sõbrale kauni sõbrapäevakaardi. 21. veebruaril tähistati meie koolis Eesti Vabariigi piduliku aastapäeva. Päeva juhtsid Reinhold Rebane ja Brian Kull. See oli SK Reporteri 56. saade ja näeme teine kord! But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes